Kui sa keerutad vurru, annad sellele kineetilise energia, mis kaob aeglaselt õhutakistuse ja hõõrdumise tõttu. Aga mis oleks, kui saaksid sellele anda ka teist tüüpi energiat, et see kauem keerleks? Selle video sponsoriks on KiwiCo, nendest räägime hiljem lähemalt. Mõni aasta tagasi sattusin video peale, mille laadis üles LaserSaber ja ta ehitas mootori, mis töötab peaaegu nagu igiliikur. Sellel mootoril oli pöörlev ketas, millel olid magnetid ja ümber ketta ääre oli paigaldatud 12 mähist. Ja puhudes läbi kõrre suutis ta ratta pöörlema panna ning mootor näis pöörlevat lõputult. Ja see läkski käima. Kas pole mitte ilus vaatepilt? Muidugi ei ole see igiliikur, seetõttu ka pealkirjas sõna peaaegu ning lõpuks jääb see ikkagi seisma. Aga see kasutab väga huvitavat kontseptsiooni, mida ma tahan ise proovida ja vaadata, kas seda saab kohandada auto jõuallikaks. LaserSaberi mootoris kasutas ta 42 mõõduga vasktraati, mis on uskumatult õhuke, umbes sama läbimõõduga kui inimese juuksekarv ja peaaegu sama värvi nagu minu oma. Aga see vasktraat on palju nõrgem kui inimese juuksekarv, sest ma suudan selle väga vähese jõuga katki murda. Nii et selle jootmine saab olema lõbus. Mähiste tegemiseks valmistasin selle pooli hoidja, et ma ei peaks seda kogu aeg keerama ja printisin need mähise kinnitused 3D printeriga, et saaksin mähiseid puuriga kerida, mille üle on mul hea meel, sest käsitsi kerima ei pea. Pärast veel mõne mähise kerimist pidin need kokku jootma, mis polnud sugugi lihtne. Kuid pärast mitut frustreerivat tundi olin valmis saanud selle prototüüpmootori. Sellel mootoril on ketas, mille külge on kinnitatud magnetid ja mähised on paigutatud aks- ja aalvoo konfiguratsioonis, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et neid on 2 mõlemal pool rootorit. Ja kui iga magnet möödub mähistest, tekitab täpselt ajastatud elektripuhang ühe mähisega magnetit tõukava ja teisega seda ligitõmbava jõu. Nüüd peab see elektripuhang olema täpselt ajastatud. Vastasel juhul võib mootor hakata pöörlema tagurpidi või ei pruugi üldse pöörlema hakata. Ja seda ajastust juhib väike komponent, mida nimetatakse reedlülitiks. Reedlülitil on klaaskapslis 2 õhukest metallist haru. Ja kui magnet on lülitile lähedal, tõmbuvad need 2 haru teineteise poole ja puutuvad kokku, võimaldades voolul vooluringis liikuda. Ja nagu võite ette kujutada, on selle reedlüliti asukoht väga oluline selle jaoks, kui hästi mootor töötab. Teoorias peaks see mootor töötama ka generaatorina, kui ma keeran ratast käsitsi. Siin olen ühendanud kondensaatori mootori sisendiga. Nagu näete mu voltmeetrist, on kondensaator täiesti tühjenenud. Seega, kui ma keeran mootorit käsitsi, peaks see toimima generaatorina ja laadima kondensaatorit. Aga pange tähele, mis juhtub siis, kui pinge kondensaatoris saavutab maksimumi. See hakkab tühjenema ja see on sellepärast, et kondensaatori pinge on nüüd kõrgem kui see, mida mähised toodavad. Ning seetõttu toidab kondensaator nüüd mootorit. Kui ma keerutan ratast suurel kiirusel, laed kondensaator end üles, salvestades energiat. Siis lülitub see automaatselt generaatorilt mootorile ja töötab pidevalt mitu minutit järjest. Sama efekti võiks saavutada raske hooratta ja madala hõõrdumisega laagritega või isegi hästi seadistatud vurriga. Aga mida need ei suuda teha, on neid täielikult seisma aeglustada ja pärast abastamist automaatselt uuesti kiirust koguda. Nii et ma mõtlen kujundada 3-rattalise sõiduki, mida saab selle mootoriga käitada, et näha, kas see suudab pärast tõukamist liikuda kaugemale kui vabalt veerev auto. Kuna ma tahan, et see auto oleks võimalikult lihtne ja tõhus, kasutan ma mootorit ise esirattana. Nii et esiteile ümber paigaldatakse mitu mähist ja siis saan ma rattale kinnitada magnetid, mis loodetavasti panevad selle liikuma. Ja kuna mootor on peamine ratas, mis autot edasi viib, siis printisin selle oma Prusa XL-iga. Tänu selle tööriista vahetusele sain kasutada jäiga BLA-d rattarummu jaoks ja paindliku TPU materjali refi jaoks, mis peaks andma sellele haarduvust nagu päris autol. Nii et ma veetsin umbes päeva kerides ja jootes kõiki neid mähiseid. Neid on selle ratta poolel 6. Ma ei ole tegelikult veel mähiseid ratta teisele poolele pannud. Ja selle põhjuseks on see, et ma ei usu, et see auto hakkab tööle. Kui ma keeran selle üles, et kondensaatorit laadida ja siis peatun, siis see töötab nagu testmootor, aga kaugeltki mitte sama kiirusega ja ka pöördemomenti pole piisavalt. Isegi nende ratastega taga ei ole mingit võimalust, et see ise edasi liiguks. Isegi kui mul on laboritoiteallikas ühendatud ja see saab voolu välisest allikast, liigub see vaevu, kui ma annan piisavalt pinget, aga pöördemomenti pole kaugeltki piisavalt, et autot tegelikult käivitada.
nii et ma mõtlen auto ümber kujundada ülekandearvuga, et see vajaks vähem mähiseid ja loodetavasti toodaks rohkem pöördemomenti rattale. See teise versiooni auto on samuti kolmerattaline ja see kujundati OnShape'is, mis on pilvepõhine CAD-programm, mis töötab sinu veebibrauseris. Saad seda ise proovida, kui vaatad alla olevas kirjelduses olevat linki. Samuti, kuna uuel autol on kokku 8 mähist 12 asemel, kaalub see vähem ja selle jootmine võtab vähem aega. Siis, et saada vajalik pöördemoment esirattale, on kasutusel 5:1 ülekandearv, kui ka reedvüliti on õiges kohas ja kondensaator taga paigas, on auto valmis. Aga kas see töötab? Kui autot edasi lükata, laeb kondensaator end täis ja siis lülitub süsteem generaatorilt mootorile ning viib auto edasi. Ma saan isegi kondensaatori laadida, andes autole mõned tõuked edasi, seejärel asetades selle pinnale ja andes väikese tõuke, et aktiveerida reedvüliti. Peaaegu nagu elektriline üleskeeratav auto. Ausalt öeldes olen ma tegelikult üsna üllatunud, kui hästi see auto töötab. Selle väga lihtsa mootori ja väga väikese kondensaatoriga tagaosas saame lihtsalt ratast paar korda keerates kondensaatori täis laadida ning kui anname sellele väikese tõuke, et magnet-reed lüliti aktiveeriks, see paneb auto väga kergesti liikuma. Ja mis on samuti huvitav on see, et see töötab üsna hästi ka generaatorina. Näiteks, kui ma lükkan seda selle vahemaa ulatuses, et kondensaatorit laadida, panen selle vahemaa algusesse ja panen liikuma. See liigub üsna aeglaselt, kuid läbid ka arvestatava osa sellest vahemaast, mille ma seda lükates läbisin. Muidugi mitte kogu vahemaa, sest see pole 100% efektiivne, aga see on päris hea. Aga enne kui sa paigaldad ühe sellise generaatori-mootori kombinatsiooni oma autole, tahan ma sulle rääkida selle video sponsorist, KiwiGhost. Paljud projektid, mida ma ehitan, aitavad mul uurida ja õppida uusi kontseptsioone, aga neid pole alati kõige lihtsam järele teha. Õnneks saab KiwiGo aidata oma praktiliste projektidega, mis on loodud ekspertide poolt ja testitud laste poolt. Need kastid saab igakuiselt otse sinu ukse taha tellida ning need pakuvad loomingulist ja lõbusat kogemust igas vanuses inimestele oma 9 erineva sarjaga. Ausalt öeldes soovin, et mul oleksid olnud need KiwiGo kastid, kui ma üles kasvasin. Ja olen kindel, et paljud teist, kes minu projekte jälgivad, nõustuvad sellega. Võimalus ehitada projekt algusest lõpuni ilma, et peaksid ehituspoodi minema või eri vahendeid kasutama, on tõesti väga meeldiv kogemus. Rääkimata sellest, et kaasas olevad ehitusjuhised on väga lihtsad järgida ja kaasas olev ajakiri on täis huvitavat teavet. Nii et kui oled nagu mina ja tahad proovida KiwiGo komplekte, saad oma esimeselt kuult 50% soodustust, kasutades koodi Tom Stanton või minnes aadressile kiwigo.com/Tom Stanton. Link on allpool kirjelduses. Kui see auto suudab ise oma energiat salvestada, et end edasi liigutada, siis kuidas see võrreldes autoga, millel generaatorit pole, toimib? See auto on kaalult identne ja ma jätsin mootori magnetosa alles, kuna see toimib hooratana ja mõjutab tulemusi. Ainus erinevus on poolides ja kondensaatoris. Okei, mul pole aimugi, kuidas need autod võrreldes käituvad, aga füüsika ütleb, et kui me lükkame nad sama kiirusega liikuma, peaksid nad läbima sama vahemaa. Vaatame siis. Vapakeiga auto saab korraliku edumaa. Generaatoriga auto liigub palju aeglasemalt. Vapakeiga auto peatub ja generaatoriga auto läheb kaugemale. See ei tundu päris loogiline. Ma arvan, et peame testi uuesti tegema. Veendu, et kondensaator on täielikult tühjendatud. Jah, see mootor ei tööta üldse. Siin need juunele. Jaa! Vapaakäiguga auto võtab jälle juhtpositsiooni. Generaatoriga auto on kaugel taga. Ja generaatoriga auto võidab. Nii et generaatoriga auto peab kuskilt energiat ammutama, mis sellest katsest kohe silma ei paista. Aga mis juhtub, kui saadame mõlemad autod mööda kaldteed alla? See annab mõlemale autole täpselt sama palju algset potentsiaalset energiat ja on selge, et mootoriga auto liigub kaldteest alla palju aeglasemalt. Nii et vahetult enne vabastamist on mõlemal autol sama palju gravitatsioonilist potentsiaalset energiat. Aga kui autod liiguvad mööda kallakut alla, muudab vabalt veerev auto suurema osa oma potentsiaalsest energiast kineetiliseks energiaks. Samas kui generaatoriga auto muudab osa sellest energiast elektrienergiaks ja salvestab selle kondensaatorisse. On lihtne unustada, et kui elektrit toodetakse, rakendatakse generaatorile takistuskoormus.
nagu minu käsivend aga generaatori puhul, kui ma keerutan seda ilma midagi laadimata, on vastupanu väga väike. Aga niipea, kui ma kasutan seda kondensaatori või aku laadimiseks, muutub seda keerata palju raskemaks. Sellepärast liigubki auto kaldteel aeglasemalt, sest kondensaatori laadimisel tekib takistuskoormus. Nüüd see kondensaatorisse salvestatud energia muutub lõpuks taas kineetiliseks energiaks, kui kondensaator hakkab mootorit toitma. Kuna süsteem ei ole 100% efektiivne, on kogu läbitud vahemaa väiksem. Kui kaldtee test näitab, et mõne mähise, magneti ja kondensaatori lisamine ei anna vabalt veereva autoga võrreldes eeliseid, siis miks näitab tõukedest vastupidist? Peamine erinevus nende testide vahel on jõud, mis igale autole rakendub. Kaldtee testis mõjub igale autole pidev jõud raskusjõu tõttu. Kuid tõuketestis vajab generaatori auto sama kiiruse saavutamiseks rohkem jõudu. Ning see oleks nagu kaldtee testi uuesti tegemine. Aga generaatori autol on järsem langus. Nii lahkuvad mõlemad autod kaldteelt sama kineetilise energiaga, mis teeb palju selgemaks, miks generaatori auto liigub kaugemale. Aga on olemas meetod, kuidas vabalt veerev auto võiks tõuketestis võita. Kui me rakendame autole jõudu kindla vahemaa ulatuses, nimetatakse seda füüsikas töö tegemiseks ja see arvutatakse jõu ning vahemaa korrutisena. Nii et kui mõlemad autod lükatakse sama kiiruseni, vajab generaatori auto mitte ainult rohkem tööd suurema jõu tõttu, vaid suudab selle töö salvestada ka kondensaatorisse, samas kui vabalt veerev auto saab kasutada ainult oma lõppkiirusel saavutatud kineetilist energiat. Seega, kui me lükkame mõlemad autod võimalikult lühikese vahemaa jooksul kiirusele, tehakse väga vähe tööd ja generaatori auto ei suuda kondensaatorit piisavalt laadida, et võistlust võita. Aga mul on üks idee, millega vabalt veerev auto kunagi võistelda ei suuda. See on Peltieri plaat, mida kasutatakse sageli kaasaskantavates jahutites, sest kui sellele vool peale lasta, läheb üks külg kuumaks ja teine külmaks. Aga see töötab ka vastupidi, nii et kui me soojendame ühte külge ja jahutame teist külge radiaatoriga, toodab see elektrit. Nüüd tuli mu sõbral ja kaas-YouTube'i tegijal Sam Parkeril idee teha auto, mida toidavad need Peltieri plaadid, ja ta ehitas selle testimiseks prototüübi. Siiski toodavad need plaadid nii vähe võimsust, et paljud poest ostetud mootorid ei tööta selle peal. Nii et ilma koormuseta annab Peltieri plaat umbes 1–1,4 volti. See läheb nüüd mu sõrmede jaoks natuke kuumaks. Mul on siin takisti, et saaksime sellele koormuse peale panna. Seda on nüüd natuke lihtsam käes hoida, aga me saame ainult umbes 0,32 volti, mis minu arvutuste järgi on umbes 0,065 vatti ehk umbes 65 millivatti. Kui mu arvutused on õiged, peaks see generaatori auto suutma töötada umbes 20 millivatti peal. Vaatame siis, kas me suudame selle auto küünlaga tööle panna. Selleks ehitasin ma täiesti uue auto, kuna mähised teevad olema spetsiaalselt keritud madala sisendpinge jaoks. Ja ma kujundasin selle platvormi šassii tagaossa, et küünalt hoida. Ja Peltieri plaat saab istuda traadist alusele, et loodetavasti vältida 3D prinditud detailide sulamist. Nii et kui küünal on süüdatud, on see valmis sõitma. Või siis mitte. Lisame natuke jääd, et jahutada radiaatorit ja loodetavasti saada rohkem võimsust. Tehniliselt see töötab, aga see on äärmiselt aeglane. Nii et ma hankisin mõned lisatahid, et teha kohandatud 3 tahiga küünal rohkemaks soojuseks ja kasutasin oma kuuma puurit, et vaha voolama saada. Nii et loodetavasti 3-kordse soojusega ja natuke jääd katusel peaks meil olema piisavalt jõudu. See video algas autoga, millel oli tõhus generaator ja mootor, mis suutsid energiat tagasi saada nagu tänapäevaste elektriautode rekuperatiivpidurdus. Ja nüüd on see teinud täisringi ning jõudnud põlemise ja jääjõul töötava elektrihübriidini. Igatahes loodan, et see video oli teile huvitav ja kohtume järgmises videos. Aitäh vaatamast!